Su telefon on kadunud. Ma tean, mu telefon on siin. Tee lahti. Ma kutsun politsei. Ma käisin Prantsusmaal ja mu telefon kadus lambist ära. 2 päeva peale seda, kui see ära kadus, siis see lõpetas täiesti teises linna otsas. Ja nädal aega peale seda, see oli jõudnud juba omadega Põhja-Aafrikasse. Telefon ei ole enam ammu lihtsalt helistamiseks. See on su pangakaart, transport, ID-kaart ja mõnel juhul isegi autovõti. Kõik ühes väikses masinas. Ja siis tekibki küsimus, kas sa oled selleks tegelikult valmis? Telefoni kaotamine tundub nagu selline asi, mis juhtub ainult festivalil, aga näiteks politsei kodulehel ringi vaadates ootab nende laos omanikku 258 leitud telefoni. Nendest 6 tükki leiti maikuus, ehk iga päev leiab kellegi telefon tee politseini. Aga asjade omanikke otsitakse ka Tallinna linnatranspordilehel ja Elroni omal ja Viking Line'is ja laulupeolehel ja muidugi Facebookis. 2017 aastal kadus mu koolis telefon ära, et keegi oli selle ära varastanud ja mingil põhjusel täiesti suvalise inimese postkasti selle pannud. See inimene, kelle postkasti see telefon pani Facebooki üles kuulutuse, et leida telefoni omanik ja tänu sellele ma leidsin oma telefoni. Telefoni kadumisel on mitu stsenaariumit. Level 1. Ma lihtsalt jätsin telefoni kuskile maha. Eesmärk. Kas Find My näitab piisavalt täpselt? Level 2. Hea inimene leidis mu telefoni. Keegi leiab ja liigub sellega ringi. Eesmärk. Kas ma saan helistada? Kas mu taustapilt aitab? Kas mu asukoht liigub? Kas ma saan kuidagi sõbra appi võtta? Level 3. Halb inimene leidis mu telefoni. Lennurežiim välja lülitatud. Eesmärk. Mis nüüd? Jõudsin siia, aga kaotsin telefoni ära enne, kui ruumi sisse astusin. Mis me nüüd teeme? Paha lugu. Võiks proovida üles otsida. Kui ta on sul nüüd kadunud, võiks mõelda kõigepealt, eks mis need tõenäolised variandid sul on, et kus sa võisid ta jätta. Et kui ta sul siin nagu meetri 2 raadiuses ei ole, siis on variandid, paluda keegi, kellel on telefon endale helistada, võib-olla kuuled, siin samas kuskil. Ja kui nüüd see ei aita, siis võiks appi võtta mingisuguse teise seadme, kust saaks teda siis positsioneerida. Mul on juhuslikult teine seade olemas, mis ma siit nüüd seda. Nüüd tuleb kõigepealt pidada pöialt, et sa selles kadunud seadmes oled kõik vajalikud eeltoimingud ära teinud. Me kõik arvame, et meil on olemas plaan hädaolukorraks. Apple'i kasutajad saavad sisse logida iCloudi ja vaadata sealt, kus seadmed on ning neid ka vajadusel lukku panna ja lisada ekraanile telefoninumber, kuhu leidja saab helistada. Aga selleks on parooli vaja. Ma eeldan, et see on siis Find My, mis ma pean nüüd lahti võtma. Sõltuvalt nüüd, on ta sul Apple või ta on Androidi telefon, ja nüüd sa saad teha erinevaid toiminguid siis selle kadunud seadmega. Ehk siis panna ta helisema samamoodi, kui sul... Play sound off. See on play sound, aga sound pending will play when connected. No see on küll veits mõttetu, ma tean, kus see siin on. Okei, no ta edasta heli, mis nüüd? Siis võib vaadata seda asukohta üsna täpselt meie oleme siin praegu kõrghoones, eks ole, et ta kõrguste taset ei näita, aga kui sa oled võib-olla kuskil mujal, siis sa saad siit kaardi pealt mingisuguse täpsusega vaadata, kust see seade võiks siis olla. Kuule, kas sa näed seal lehe all midagi imelikku? Nagu võõrkeha ta on, eks ole, äkki siis on telefon. Muidugi väga imelik koht, kuhu oma telefon ära kaotada. Esimene level oli lihtne. Ma teadsin enam-vähem, kuhu ma oma telefoni jätsin. Nüüd läheb asi huvitavamaks. See on see hetk, kus sa ei otsi enam telefoni, vaid sa pead hakkama reaalselt otsustama, kas sa lähed sellele järgi või on aeg hakata kaitsma enda andmeid. Mia on mu telefoniga suvalises kohas ja me ei kasuta mingit AirTagi, satelliiti või muid jälitusseadmeid, vaid ainult seda rakendust, mis on su telefoni juba sisse ehitatud. Find My. Kui ma näen, et telefon liigub kaardi peal, kas ma lähen sellele järgi või ma hakkan kohe tegelema sellega, et ma panen lost mode'i? No lost mode'i võite igal juhul panna. Selles suhtes, et siis näeb ka see, kes ta leidis, et telefon on lost mode'is ja võib-olla mõtleb, et keegi juba otsib ja kas jääb seisma, eks ole, või siis mis iganes. Et ta nagu saab vähemalt selle teadmise, et
selle telefoni päris omanik on märganud seadme kadumist ja ka teda otsib. Ma saan panna lukku, kaitsta ja mingi kontakti näidata. Anna Teelo tagasi. Võsavitsi number 54, 54, 10, 10. Mitte midagi juhtunud või? Mitte midagi! Niisugune veits skämmet tunne. See on see, mis peaks olema kadunud. Mis ei liigu mitte ühtegi pidi. See video on täiesti katastroofiline, mitte midagi. Ja mõtlen, kui see oleks päriselt kadunud. Ei tööta lost mode. Location ei lae ära. Teen siis. Nutaks ilmselt. Kui ta on hea inimene, siis on ju see, eks ole, et ta võib-olla viib selle telefoni kuskile. Kui ta on nii-öelda nagu nutikas hea inimene, siis tegelikult telefonidel nii Androidil kui Apple'il on olemas ju seal see medical ID või hädaabi kontakt. Hallo? Kas te olete leidnud mu telefoni? Jaa, ma leidsin su telefoni. Oh my god, aitäh. Kus sa oled? Ma olen siin, ma ei tea kus, aga saame kokku. Davai, ülinõis, thanks. Sa ei pea ekraani lukkugi teadma, sa saad nii-öelda nagu hakata helistama ja seal tekib see valik. Ja siis sa saad helistada sellele hädaabi kontaktile, kes siis tõenäoliselt on telefoni omaniku tuttav, kes iganes, ja talle teada anda. Nüüd on täiesti kellad. Telefon on kadunud ja välja lülitatud. Nüüd level 3. See oli paha, lülitas mu telefoni välja. Mida ma teen siis? Siis oleks järgmine samm kindlasti proovida see telefon siis kaugelt näiteks lukustada ja siis seejärel tühjendada. See käib siis selle sama Find My iPhone'i näitel sellest samast nii-öelda teenusest, sa valid selle seadme, sa said panna ta sealt helisema, said lülitada sisse selle siis nii-öelda kadunud režiimi ja siis kolmas valik on seal tegelikult Erase My Phone või Erase My Device. Fun fact! Telefonifirmad on juba sinu eest halvima peale mõelnud. iPhone'il on varastatud seadmekaitse. Kui telefon on võõras kohas, siis ei saa varas isegi sinu koodi teades kohe Apple ID parooli muuta või turvaseadmeid maha võtta. Androidil on Theft Detection Lock. Telefon võib lukustuda, kui ta saab aru, et see rebiti käest. Lisaks on ka Offline Device Lock. Kui varas võtab telefoni pikemaks ajaks internetist välja, võib telefon automaatselt lukku minna. Teine asi, mis sa peaksid siis tegema, minema oma operaatori juurde ja siis sulgema selle SIM-kaardi. Juhul kui on füüsiline SIM. E-SIM-iga seda muret ei ole, aga füüsilise SIM-iga siis on see, et targem pahalane võib-olla võtab selle sealt välja, paneb teisse telefoni ja äkki sul on PIN-kood seal 40 või 1234 või ei olegi PIN-i. Ja siis ta saab sinu SIM-kaarti kasutada kõnede tegemiseks, milleks iganes, eks ole. Ja nüüd on see osa, mida kõik vaatavad ja mõtlevad, ja ma panen hiljem paika need asjad. Ei, pane kohe praegu. Lülita sisse Find My või Find Hub. Lülita sisse iCloud või Google'i backup. Veendu, et su SIM käib parooliga lukku. Ja mitte 4 nulliga. Kirjuta üles tähtsad paroolid. Kui kogu sinu paroolisüsteem on ainult selles telefonis, mille sa just ära kaotasid, siis mis sinuga? Kontrolli, kas sul on recovery meetodid olemas ja ka asukohta usaldusväärse inimesega. Vaata, kas sul on emergency kontaktid olemas või näiteks medical ID. Kontrolli lockscreeni sätteid ja lükka stolen device protection sisse. Tõenäoliselt ei ole väga esteetiline on ja mõtlesin, et äkki tõesti peaks panema nagu tavalise lockscreeni taustapildi peale mingi nime ja mingi telefoninumbri, et oleks kogu aeg olemas seal. Seda võib teha. Kui sa ei taha ekraani tausta rikkuda, sa võid ka ju oma ümbrise sinna vahele panna siis mingisuguse sildikese, eks ole, omaniku andmetega või mis iganes vajaliku infoga sa tahad sinna lisada.